Dali podcast alustab taas, mina olen Dali ja endiselt oleme teist korda järjest juba siin ProGeari salvestusstuudios ja siin salvestamas, eks see vist eelkõige on mõeldud, nagu need podcastid eelkõige on ikkagi ainult heliga, aga mulle meeldib ikkagi videopilt ka, et siis on meil siin seda videopilti oleme püüdnud nii palju, kui saab siin teha. Aga jah, heli on ikkagi eelkõige siis olulisem. Ja minu tänane saatekülaline on väga mitmekesine, mitmekülgne ja mitmetahuline meesterahvas Ivar Letens, tere! Tervist! Väga meeldiv, et kutsusite mind. Me oleme siin juba ongi tegelikult täitsa pool aastat oleme seda ideed jooksutanud, et sa mulle siia saatesse tuled ja nüüd lõpuks saab see teoks. Mul on väga hea meel. Usun, et iga asi õigel ajal, nii et... Just nii, ma arvan ka nii. Jaa. Sina võin sind sinatada. Te võite mind sinatada. Ja sina mind teietad, sa võid täiega mind ka sinatada, aga... Mul on seda väga raske teha. On ju? Miks? Harjumus. Professionaalne ja osa meie õppused pöördume inimeste poole teie, sest ma austan kõiki inimesi ja kui ma tavaliselt sinitan inimest, siis inimene astus mulle väga kõvasti jala peale. Et jah, et isegi võitluse ajal me alati täietame oma vastaseid. Räägi natuke lähemalt, mis õppuse käigus, mis võitluse käigus, sul on väga äge taust. Kust jäi sulle külge see komme teietada inimesi? Koolist. Võitluskunstikoolis oli nõue, et kui sinitad kedagi, teed kätekõverdusi, kui ropendad või räägid sõnu, mis meistrile ei meeldi, teed kätekõverdusi ja nii jäigi. Ja täna sa nagu teietad põhimõtteliselt kõiki. Aga mina võin sulle sina öelda? Selle peale sa ei solvu? Ei solvu. Okei. Meie tutvusime suvel juunikuus, jah, või oli juuli keskel või midagi seal igal juhul Adilas see oli ja oli Krautmanni suvekooli need suvepäevad olid ja siis ma saan aru, et meil oli väga huvitav vestlus, mis hakkas hargnema lahti sellest, et sa oled munk olnud ja sa oled kogu seda maailma sügavamalt vaadanud ja Hiinas käisid ja räägi sellest, kuidas sinu teekond selleni jõudis, kuidas sa jõudsid selleni, et minna mungaks? No minu mungatee on väga muidu huvitav, et ma õppisin Hiina võitluskunsti, Tai Chi, ja see on kõige populaarsem Wudani kloostri koolis. Nad on taoistlikud mungad. Ja kui mina käisin Hiinas, ma ei võtnud seda tõsiselt munga. Mind huvitas ainult võitluskunst, need tehnikad, punktid, massaaži ja teraapia punktid, mis inimese keha, see oli minu fookus. Ja sinna see jäigi, ma käisin 2008 ja mind huvitas võitluskunst. Aga kui ma läksin massaaži õppima, see oli sama aasta 2008, ma aprillis olin Hiinas, siis augusti lõpus ma läksin massaaži õppima. Kui ma lõpetasin massaaži ja hakkasin massaaži tööd tegema, pole ühtegi teist tööd teinud sellest ajast. Ja umbes siis, kui ma hakkasin kabinetis nägema inimeste vigastusi, probleeme kehaga, ma tõin seda koju. Ja see koormas mind. Mul oli vahel nii rasked päevad, ma tulin koju ja ma ei rääkinud kellegiga. Ma lihtsalt läksin oma tuppa ja istusin seal. Ja järgmine päev, kui oli vaba, ma tegin metsas mõõga trenni, kuidagi elasin välja ja siis oli jälle normaalne. Ja siis ma mõtlesin, aga mul on nii palju filosoofiat, aga meditatsiooni, erinevaid praktikaid, miks ma neid ei kasuta, et kui ma tegin mõõga harjutusi, ma mediteerisin. Ja siis ma viisingi see Tai Chi mõõgaga liikumine, ma viisin seda massaažiks. Et kui ma hakkasin massaaži tegema, ma hakkasin ka mediteerima. See tegi elu kergemaks, selles mõttes, et kui ma tulin koju, ma rääkisin inimestega. Ja, et see, et mul olid seal 9-aastane poiss, peavalu ja tuli välja, et on ajuvähk ja ma ei saa midagi teha, oli väga raske.
aga siis olid ka kliendid ja probleemid, et keha ma saan korda, aga mis on hingega, et erinevad traumad põhjustavad erinevaid hirmu inimestel. Siis ma läksin jälle munga õpetuse juurde, et filosoofiad ja mõttelaad, mis seal on päris hea. Ja siis ma üritasin neile ka soovitusi hakata andma, et võib-olla teete niimoodi, proovite nii, et hirm on halb asi, kui ta hoiab teid alati tagasi. Et mul oli patsient, kes sai trauma ja ta kartis kõndida. Ja siis me tegime harjutusi, et vaatas juba trenažööris lükkad jalaga rohkem, kui sa kaalud, et miks sa kardad kõndida. Ja siis ma hakkasin, et ütleks niimoodi 2013 ma võtsin oma munga sõnad, mis ma seal kloostris on öelnud tõsiselt ja siis ma hakkasin ainult juba olles siin Eestis praktiseerima seda teed ja seda viisi. Et see on see, kuidas aga kaua sa seal mungana, sa olid ju käisid ju täitsa Hiinas munga kloostris ja olid seal, on ju? Natukene alla kuu, et ma läksin sinna oma Eesti meistriga, Tai Chi meistriga ja mind huvitas muidu ainult see füüsiline trenn seal. See, et peamunk ükskord võttis mind ja rääkis minuga seal individuaalselt juttu, okei, millal ma saan trennida, see oli minu eesmärk. Aga tõelist seda hinnangut ma ütleks 2013 umbes nii ma hakkasin seda ise praktiseerima. Ja kaua sa seda praktiseerisid? Ma lõpetasin eelmine aasta umbes ka aprillikuus. Et ma ütlesin, et ma lõpetan niimoodi, et ma ütlen inimestele, et ma olen munk, et ma olin kunagine munk, et et ma olen väga just uusi kogemusi proovima ja vaadata, mis maailm saab mulle pakkuda. Aga ma ikka need õppused ikka kannan kaasas endaga, et just täna enne teid siia tulekut tegin massaaži ja mediteerisin, et mul klient rääkis olukordi, mis ei olnud väga head, aga ma kuulasin ta ilusti välja, aga ma ei võtnud seda südamesse. Et nüüd on see et töö, aitan, aga ma kuidagi ennast kaitsen sellega palju paremini. Mis on need põhimõtted või need väärtused või need sellised põhimõtteliselt põhimõtted ja väärtused, mida sa endas kannad nüüd või mida sa endaga kaasa oled võtnud või mis on sinusse jäänud sellest mungaelust? Ma ütleks, distsipliin on kõige suurem asi, et just distsipliin. See on üks. Distsipliin, too mõni näide, kas su elu on hästi distsiplineeritud, oled sa hästi struktureeritud ja organiseeritud oma elus või mis sa selle distsipliini all täpsemalt silmas pead? No just see kehatrenn, et hommikul, õhtul ma tegin väga palju trenni, nüüd ma teen natukene vähem, aga ma ikka üritan oma keha vormis hoida, see on väga tähtis. Siis just, et kui midagi on vaja teha ära, et olles mungana ma olin tsölibaadi ja kogu seda energiat ma suunasin võitluskunsti ja pärast massaaži, et kui mul on näiteks punkti A vaja teha ära ja kui ma saan selle fookuse sinna, siis see saab tehtud. Et et just mul on raske, kui mul mitu asja näiteks, ma pean, ütleme, ühte asja tegema ja teist asja, siis mul on raske, aga kui mul on üks asi, fookus, siis on mul selles mõttes väga hea ja kerge teha seda ära. Kuule, kas tsölibaadis, sa olid 8 aastat siis tsölibaadis ja samal ajal tegid massaaži. Kas ei olnud raske vahepeal nagu mehena või tegelikult naisena ka, ega seal ei ole ainult sugulises mõttes, aga et olla tsölibaadis ja siis samal ajal seal masseerida neid poolpaljaid naisi? Kas ei olnud raske või? Ei olnud muidu, et siin mind jällegi aitas see, et ma mediteerisin samal ajal, kui ma tegin massaaži. Ja oli väga huvitav lugu mul, et minu juures käis vanem proua ja siis ta rääkisime juttu ja siis ta rääkis mulle oma lapselapsest. Mul on väga hea lapselaps, väga hea, tal selg valutab, las ta tuleb. Ja siis tuli minu juurde mingi aja jooksul proua, masseerisin ta ära,
sellega oli probleem ja pärast seda kohe tuli see vanem proua, siis küsis, kuidas sulle meeldis see tütarlaps, kes käis? Siis mul oli, ma ei mäleta tema nägu isegi. Ma mäletan, mis tal seljaga viga oli, aga tema nägu ma ei mäleta. Et et kui ma olen seal kabinetis ja teen massaaži, ma olen kerges omas maailmas, et sellest ahvatlusi ei ole. Inimene tuleb minu juurde abi küsima ja mul on see fookus, et aidata teda. Ja selle aasta suvel, või ütleme siis eelmise aasta suvel, 2021. aasta suvel, kui Tantra festivali külalisi või esinejaid hakati seal Facebookis järjest tutvustama, siis ühel hetkel mina nägin, opa, sina samamoodi esined Tantra festivalil. Mida teeb üks endine munk Tantra festivalil esinemas? No eesmärk oli jällegi mu nüüd naine, rääkis, et proovi, sa ei kaota midagi ja õpeta jällegi, siis mulle mul oli vale arvamus tantras siis, kui 2 aastat tagasi ütleme, et mina arvasin et nii palju, kui mul inimesed on rääkinud tantras, et see on mingi see erootiline massaaž. Ja siis mulle seletati, ei, see on eluviis ka, hingamised, praktikad ja ma mõtlesin, mina tulen ja näitan paar massaaživõtteid, et kuidas lõõgastada inimest, lõdvestada, võtta tal pinget, tuua ta tagasi siia, et tavalised inimesed vahel tulevad koju, tahavad lähedust, aga nemad mõtlevad tööst. Või keegi astus jala peale. Ja siis need võtted ilusti rahustavad inimese ära, et toovad ta siia, kus ta praegu on ja saate oma partneriga koos olla. Kas sa saad mõne näite praegult ka tuua? On mõni, ma ei tea, punkt kehas, mida kas endal või partneril siis vaikselt masseerida, et see muremõte peast läheks ja kohalolu asendaks? Ma soovitan varbaid masseerida. On vahet ka, et suur varvas, väike varvas, külgedelt? Suur varvas. Alustada suurest varvast ja liikuda väikse varva poole. Et see tavaliselt on kõige kergem viis, eriti kui see emotsionaalne tööpäev oli, et rahustada inimest, et jällegi täna, enne kui ma tulin siia, mul oli klient, kellel on emotsionaalne olukord tööl, ma masseerisin talle jalgu suurem osa, mitte suurem osa, aga mõni aeg masseerisin talle jalgu. Miks? Sest seal on väga palju, seal on kõik organipunktid ja varbad vastutavad pea eest suurem osa. Ja masseerisingi neid ja siis klient oli nii lõõgastatud, et mõtlesin, ma võin teid jätta siia, siis tulen siia podcastile, siis tulen tagasi. Et tema ei tahtnud ära minna, tema oli nõus jääda sinna laua peale. Ehk et kui mul pea valutab või peas on pinged, siis ei pea tegelikult üldse selle nii-öelda otsese probleemiga tegelema, vaid võib vaadata ja mõjutada seda pea või mõistuse seisukorda näiteks läbi varvaste. Valu ja valul on ka vahe, et loomulikult kus pea valutab, et see ütleb mulle väga palju asju. Ja mis oli enne seda, kui pea hakkas valutama, et inimene võib-olla istus lihtsalt arvuti taga halvasti ja siis tal on kael pinges, et ei ole peaga midagi, tuleb kaela masseerida. Aga tavaliselt saab varvaste või kätte abil ilusti peavalu ära võtta. Mis sind õnnelikuks teeb? Mis on sinu, õnn on minu jaoks hästi nagu südamelähedane teema. Mis sind õnnelikuks teeb? Mis on sinu õnnehetked või õnneallikas? Mul neid väga palju. Et jällegi kõige parem, et kui ma saan inimest aidata. Et inimene tuli, jalg ei tööta ja nüüd tal jalg töötab ja siis ta läheb oma jalgadega kabinetist minema, see on naeratused. Ma ei unusta neid. Mul oli väga hea naeratus 5 aastat tagasi, et mul oli proua, kes oli ratastoolis juba 3 aastat. Ma masseerisin teda 1,5 aastat ja siis ta sai tõusta püsti ja teha mehele õhtusöögi. Siis ta rääkis mulle ka sellise, see oli nagu nii hea. Ta loomulikult kõndis, toetades ennast kapi, laua, aga ta tegi mehele õhtusööki ja see naeratus oli ma siiamaani mäletan seda. Ehk et sinu siuke missioon siin elus on aidata teisi. Jah, et see toob mulle rahu, jah. See on väga selline. Ja see on
need naeratused on nii siirad ja need tõelised, et mitte nii, et väga hea, see on päris naeratused, see on aga kus sa teed vahet, kas on siiras või tõeline naeratus? ma tunnetan inimese, et energia järgi võib öelda, et ja ma olen nii palju masseerinud inimesi ja tunnetan nende keha ja energiat nii hästi juba, et lihtsalt põhimõtteliselt loen mõtteid. Et see on isegi praegu minu naisega, kellega ma elan, et ta tuleb, ta on nii emotsionaalne, tahab midagi mulle öelda, mis ma tean juba. Kus sa tead? Ma lugesin su mõtteid. Et see juhtub. See vist on üks selline, et kui sa ikkagi nii palju inimesi näed, on ju, inimestega nii pikki aastaid igapäevaselt töötad, siis õpid lugema nii kehakeelt kui ka ongi neid energiaid ja kõike seda, on ju. Yeah. Kas on mingid tüüpprobleemid, mis, ma ei tea, igal 3. inimesel, kas siis mõttetasandil või kehatasandil on? No ma ütleks, telefon ja arvuti on kõige suuremad, et inimesed ei vaata enam üles. Et kogu aeg on pea all vaadata. Jah, isegi tähtede poole nad ei vaata. Et see on üks ja mõtlemine just negatiivsetele, et sinna on jääda palju kergem kui edasi positiivsega või ennast rõngasse kerida, see on väga kerge inimestel. Jah, eriti veel, kui see negatiivsus on, et ongi, et ta saab nagu kätte ja siis läheb see negatiivne spiraal tööle, on ju. Jah. Ja siin on see jällegi, mul ka vahel juhtub seda, aga kuidagi märkan seda endal ja siis hingan sisse, kohe rahustan ennast ära, hakkan mediteerima ja las olla, ei ole vaja. Ei ole mõtet see, eriti kui ennast rõngasse kerida, ei lahenda seda. Milleks siis kerida? Jah, eks see nõuab vist päris palju sellist teadlikkust ja kohalolu ja enda nagu mõtete teadliku suunamise oskust, on ju. Just, jah. Aga siinpool mul nii kerge, ma mäletan, et minu isa hakkas mind õpetama mediteerima, kui ma käisin lasteaias. Et mitte mõtlemine oli esimene asi, mis ta mulle ütles, et õpi, mitte mõelda, et pea on tühi. Ja sellest ajast ma praktiseerin seda. Kuidas te seal lapsena mediteerisite? Ma mõtlen, et minu poiss on praegu 5. No ma teda küll vaikseks ja istuma ei suuda sundida või nagu suruda, et kuidas su isa seda tegi? Mind huvitas lapsepõlves võitluskunst. Selles on süüdi minu vanaisad. ja ma vist vaatasin mingi Jackie Chani filmi ka oli ja seal on mediteeristist, mu isa oskas. Küsin, võid õpetada ja siis ta pani mind ja mu vanemad venda, et viskage selili pikali ja proovige hingata ja mitte mõelda, see on esimene asi. Ja loomulikult lapsena see oli paar minutit ja rohkem ei saanud ja samamoodi tahtsin juba edasi mingi Legoga mängida, aga mul jäi see meelde. Ja ma praktiseerin seda pärast aastaid edasi ikka. Kas täna on su mõtetes sageli vaikus? Praegu ka. Jah, väga sageli. Suurem osa ajast ma ütleks. Eriti kui ma teen massaaži või ma teen midagi, et ma siis kontsentreerin just sellele alale, mida ma teen. Imeline oskus. No ühelt poolt natukene nüüd, kui ma olen siin rohkem Tallinnas, mitte metsas, segab, et on vaja mitu asja jällegi korraga ära teha, aga enne kui ma näiteks ühte asja ei tee, ma ei taha teise asjaga hakata tegelema, et see hoiab mind poole natukene ka tagasi nüüd. Aga ma üritan. Nojah, et ühelt poolt öeldakse, et see mitme asja korraga tegemine nagu ei tööta, aga samas vähe nagu mingis mõttes vist natuke ikkagi töötab, on ju. Töötab küll, jah. Et minu naine ütleb ka, et samal ajal, kui mina teen ühe asja ära, tema juba teeb 10. Aga teistpidi jälle see hoiab sind tõenäoliselt nii palju erksamana, see, et su mõtetes on vaikus versus see, kui inimeste peades käib muud kui lakkamatu müra ja müra ja müra ja müra. No jah, näiteks see müra segab suurem osa inimesel magama jääda.
Nad lähevad voodisse, nad ikka mõtlevad, et mis nad peavad homme tegema, mis oli täna tegemata. Mina tulen voodisse ja kohe läinud. Tõenäoliselt kohe. Et jah. Aga kuidas kui palju sa täna mediteerid igapäevaselt? No, mul on raske istuda ja mediteerida. Sellepärast ma võtsingi Tai Chi sellise ala, et ja kui ma istun ja mediteerin, mul on kohe selline ogav ühes kohas, et ma tahan liikuda. Et ja ma võin kas või tänava peal kõndida ja ma mediteerin samal ajal. Et ja siis see on isegi ka hea, sest ma vaatan ilusti kõike märke, autosid, kuulan kõik, mis ümberringi toimub. Et jah, et minuga midagi juhtuks, on palju raskem, sest ma olen siin ja praegu. Ma ei ole kuskil telefonis ja vaatan YouTube'i videot samal ajal, kui ma kõnnin üle valgusfoori ristmikul. Aga mis see meditatsioon on sinu jaoks? Kuidas sina enda jaoks, et kui sa ütled, et sa mediteerid, et mida sa siis teed? Mind lihtsalt huvitab, sest inimesed kirjeldavad seda erinevalt või kas see sõna meditatsioon on erinevate inimeste jaoks nagu erineva sisuga või erineva tähendusega? Meditatsiooni ja meditatsioonil on vahe ka. Et kui ma teen massaaži, ma kontrollin oma energiat ja vaatan, kuidas inimese keha tunnetab teda, mis mõju tal on ja kuidas ma mõjutan teda. See on üks meditatsioon minu jaoks, sest ma otses mõttes oma energia ja inimese energiaga töötan. Kui ma kõnnin tänava peal, ma lihtsalt ei mõtle. Mul on mõtted välja lülitatud, ma lihtsalt kontsentreerin hingamisele ja olla siin praegu. Et ja mul on erinevad viisid. Siin tehti muusika minuga test, pandi aparaat pähe, et jah, ma läksingi 3-4 sekundiga kohe meditatsiooni seisundisse ja jäingi sinna ilusti. Ja ma istusin koha peal. Et jah, ja siis ma tunnetasin maailma ümberringi. Et ma kergelt läksin kehast välja ja ma tundsin, mis mu ümberringi toimub. Et jah, ma tunnetasin maailma. Et jah, et iga inimese jaoks mõtlesin, et meditatsioon on oma asi või oma tee, kuhu see viib. Jah, sest mõni ju keskendub, vaatab küünlaleeki, mediteerib, mõni kirjutades mediteerib, mõni saab ainult, ma ei tea, läheb tähelepanuga 3. silma, mõni läheb tähelepanuga südamepiirkonda, mõni mediteerib silmad lahti, vaatab teatud punkti ainult, et neid meditatsioonide viise on ka hästi erinevaid, Aga see eesmärk on vist kõigil ühine, et vaigistada see mõttemeel. Jah, näiteks ma proovisin ka erinevaid, näiteks juhtmeditatsioon vist on selle asja nimi, kus keegi räägib midagi, et kujutage juhendatud meditatsioon. Mulle see üldse ei tööta. Sest kui ma pean midagi endale ette kujutama, siis mul on mõte, ma kujutasin endale midagi ette, et mul ei tule see üldse välja, et jah, kui ma lihtsalt niimoodi üritan mõtted välja, see on minu jaoks palju kerge. Ja tundub ikkagi hea oskus, vahepeal tahaks kuidagi ise ka hästi põgeneda ära iseenda mõtete ees, mis lähevad inimestel hästi kergelt ju lappama, ketratakse ikka ja jälle läbi minevikus negatiivseid asju, mis on juhtunud või vaadatakse tuleviku poole ja mõeldakse nende kõige negatiivsemate stsenaariumite peale, mis äkki kunagi juhtuvad. Et see oskus lihtsalt oma mõistus mõtlemine tähendab välja lülitada, see vist on küll siuke, mida tegelikult võiks arendada, Kaua sul läks aega, enne kui sa suutsid seda nii kergelt, vähemalt praegu tundub, et see on sul kergelt. Kaua see aega võttis, et sa siia jõuaksid? Kaua sa harjutasid? Ma ei tea. See lihtsalt tuli üks hetk. Jällegi, kui ma tegin võitluskunsti ja te võitlete inimese vastu, et te mõtlete, et mis te peate koju ostma söögiks. Te saate vastu nina. Et ja, kohe see juhtus minuga, mina sain mõjuga vastu pead. Et ja, olen siin ja kohe ja lihtsalt ma ütlen, võib-olla paar aastat, kui ma otseselt olen seda praktiseerinud, 2-3 aastat, aga palju seda enne oli, ma ei oska öelda, et jällegi, ma hakkasin 3-4 võitluskunsti praktiseerima, mu üks vanaisa oli champion boksis, teine oli Vene sambas, et hea eeskuju ja
kui 7-aastaselt saime oma talu ostetud mets, siis jah, suurem osa ajas mina tegin puusmõõga ja olin metsas, vehkisin sellega ringi. et ja, et kuidagi lihtsalt loomulikult tuli. aga no, see oli ikka töö, see oli töö. Kas on mingi praktika või midagi, mida sa oskad soovitada praegult näiteks meie kuulajatele või vaatajatele, mida nemad saaksid kodus harjutada igapäevaselt selleks, et ka liikuda selle mõttevaikuse poole? No mul kohe tuleb meelde jällegi tai chi ja see on väga kerge, et kuidas mind õpetati, et üks liigutus on sissehingamine ja teine liigutus on väljahingamine. Et ja siis on see kontsentratsioon hingamise peale. Et te ei mõtle jällegi, aga no enne seda tuleb need liigutused meelde jätta, see võttis aega. Aga jaa, ma kontsentreerisin hingamise peale. Et üks liigutus on üks sissehingamine, teine liigutus on väljahingamine. Siis ma venitasin neid väga pikkaks ja aeglaseks, nagu tai chi on väga aeglane. Ja sealt ma saingi selle ka massaaži üle viia, et ma hingan sisse välja, ma väga hästi saan näiteks teist inimest tunnetada, kui tema hingab ja lähen tema hingamisega kokku ja et jah, see on võib-olla üks ja teine viis lugeda 10-ni. Et kui te tahate istuda ja mediteerida, siis sissehingamine on 1, väljahingamine on 2. Loete 10-ni ja siis panete niimoodi näpud kokku. Loete uuesti 10-ni ja teine näpp. Ja niimoodi lähetegi, saate 10 korda, panete teisel näpul. Nii ma sain 10. et jah, see on teine meditatsioon, mis mulle on õpetatud. Ja kui mõtted tulevad pähe, siis peate otsast peale alustama. Et kui üks hetk te märkate, et te mõtlete milleskist, alustate otsast peale. Jah, see kõlab nagu hästi mõnusalt, olles ise sellise tihtipeale, mitte kogu aeg, aga tihtipeale ikkagi see, et jah, et need nagu mõtted liiguvad peas hästi palju, hästi kiirelt, hästi nagu sõnakuulmatult, et see vajab tõesti harjutamist, see vajab teadlikkust, kohalolu ja see vajab nii-öelda distsipliini, on ju, et seda harjutada. Aga samal ajal on see tulemus seda väärt. On. Tulemus on seda väärt. Kuidas sa tajud, kuidas sinu elu on parem või kvaliteetsem tänu sellele, et su mõistuses ei ole kogu aeg neid 1000 mõtteid? No valusi ei ole kehas, ma ütleks, on kõige parem viis. Sest ma mäletan, kui ma 2010 veel niimoodi mõtlesin ka väga palju ja mõtted kerisid peas ja õlad valutasid. Eriti parem õlg, et meestel on tavaliselt loogiline mõte, aga parem õlg, naistel on tavaliselt vasak õlg. Ja mul enam ei ole seda. Et mäletan, ma üks hetk käisin, käed olid rusikas alati, et olin vihane millegi peale ja siis käed olid rusikas ja pärast oli siis, kui ei olnud vihased, näpud olid nii pingesed, ikka läksid ise rusikasse. Et jah, see otseselt ei mõjuta minu keha enam. Mul ei ole valusi, eriti õlgades ja alaseljas. Näe, sest et kõik, mis meie kehas on emotsioonidest või? Suurem osa valudest võib põhjustada emotsioonid. Kõhuvalu, seljavalu, eriti stress on õlad ja magu võib hakata kohe valutama. Et mul oli koolis, et ei teinud koduse töö ära. Istud ja õpetaja küsi mind ja mäletan, mu kõht valutas. Kusjuures mina mäletan ka, et mul kooli ajal, ma ei mäleta, kas see oli põhikooli lõpus või gümnaasiumis, aga mul pikka aega nagu stabiilselt kõht valutas. Just nagu naba juurest, et ei olnud nagu maost, et oleks nagu maost, nagu valu olnud söögiga seotud, aga nagu naba ümbert. Ja ei olnud ka alakõht, et oleks mingid naiste teemad olnud, vaid just nagu naba ümbrus. Ja lihtsalt pikka aega, ma mäletan, ma käisin täitsa arstide juures ja värk, et see ei olnud nii, et 1-2 õhtut, aga ma ei tea, 6 aega järjest nagu kõht valutas lihtsalt. Ja nüüd ma tagantjärgi näen, et närvivalu nii-öelda, niisugune pabistamine, stressivalu.
ja ma märkan, et see tuleb mul täiskasvanuna ka, kui ma liiga pikalt olen liiga nagu muremõtetes liiga kaua, et siis mul hakkab ka kõht valutama ja äge, kuidas meie kehad reageerivad meie mõtetele, on ju. ja isegi väga teine osa, mis saab, on silmad, mis saavad väga haiget tänu halvate mõtetele. Kuidas? Meie silmaosa, mis vastutab ajuosa, on siin ja siis närvid tulevad siit kuklast välja, silmanärv läheb siit, aga need lihased kõik suruvad siia närvide peale kaela juures ja see hakkab silmadele väga, et mu kliendid tihti ka ütlevad, ma näen selgemini pärast massaaži. Ehk et meie nagu lihased suruvad need justkui silmanärvid kinni, on ju? Tsentraalnärvid, et silmanärv nad otseselt ei suru, aga see ajuosa saab seda pinget sinna endale ja silma nägemine kohe võib niimoodi halveneda. Et mul oli mitu klienti ka, et pärast massaaži ma näen paremini, prillides panin prillid ette, ma ei saa aru, prillidega enam ei näe. Et aga lihased olid lihtsalt kaelas nii pinges. Kas on veel mingid ägedaid selliseid seoseid, mida saab keha pealt lugeda kuidagi? No olete märkanud näiteks inimestel jalad, see suur varvas jala peal läheb niimoodi teise näppu alla. Et see on vahel ka õlgades probleem, sest see liigese punkt suure varval on õlapunkt. Kaela lõpp ja õlapunkt ja kui õlad on väga pinges, inimene istub niimoodi ka küürus, see võib ka väga tihti mõjutada. Ehk et kui inimene märkab endas, et ta paneb pidevalt nagu suurt varvast selle järgi? Ei, ta läheb ise sinna. Ise läheb? See kõik siin mõjutavad varbapunkti ja siis varvas hakkab siia niimoodi, no jalanud ka võivad, aga see varvas võib sinna minna. Kas kehal on, sa ütlesid, et need nagu varbad eriti on ju, et lõõgastada ja lõdvestuda. Kas on mingi punkt ka siuke, ma ei tea, mida see kõlab natuke veidralt pealt, kui ma tahan küsida, et kas kehas on mingi punkt, mida masseerides me saame muuta ennast õnnelikumaks? Aga kõlab võib-olla natuke siuke seksuaalselt, aga et kas on nagu mingid punktid, et kust nagu vabaneb mingisugust õnnehormooni? Ma ütleks, kombinatsioon võib-olla on. Et ühte sellist punkti mul ei tule meelde, aga kui te küsisite, siis ma mõtlesin, et mida ma teeks, et inimesel oleks hea, kerge ja mul tuleb kohe kombinatsioon punktidest, et see on kael, käete peal, selja peal ja jalgade peal. Et ma teen need kõike punkte kindlasti, kui inimene on stressis ja tal on vaja kergendust ja leevendust, et tal oleks hea ja rõõmus, et mõtted ka läheksid ära, mul on kombinatsioon punktidest, mida ma teen. Et see on midagi sellist, mida inimene ise vist, ma saan aru, endale ei saa teha seal selja pealt. Käte peal ja varvaste peal ta saab ise endale teha. Millist varvast siis peaks? No endal kaela natukene ei saa, ka ta ei ole nii varbad ja tallad, et seal on aga käte peal on kõige kergem see punkt siin, et kui seda see punkt on tihtipeale nii valus, on ju? No jällegi, kui te mõtlete, et olete stressis, te pigistate seda kinni ja lihtsalt lõõgastades kätt siin ja rannet võib saada väga häid tulemusi ja lõõgastusi. Ehk et siuke suhteliselt elementaarne iseenda mudimine võiks olla igal inimesel kuidagi rutiinis sees, on ju? Ma soovitaks palle, et pallid okkadega või mis on palju parem, kui te ise teete endale, teil üks käsi saab lõõgastust, teine käsi läheb pingesse. Et jah. Ehk need massaažipallid mul isegi tööl on ka, et klientide vahel ma keerutan ise endale. Ma lõõgastan näppe ja lihaseid, aga ma soovitaks seda. Või siis käsi venitada, näppe venitada, väga kerge. Kutsun seda palvetamiseks, et niimoodi. Põnev. Et ongi, et tegelikult me saaks ise nii palju endal neid muresid ja probleeme ära hoida, on ju, kui me natuke pööraks tähelepanu iseendale. Suurem osa.
no siis ma oleksin ma tööta ka kui kõik oleks kõik saaks ise ennast ära mudida, on jah, ju. aga suurem osa jah, saab probleemi ise leevendada. Oleneb inimesed tööst, et loomulikult ehitaja, kes teeb rasket füüsilist, et jaa, aga näiteks kontoritöötajad saavad ise suurem osa oma probleemidest ise lahendada. Mis need hingehaavad on sinu hinnangul praegult, mis siuke valdav enamus meist kogeb? Hingehaavad. Kuidas nendega hakkama saada? Mis need siuksed tüüpilised murekohad inimestel võiks olla või sellised filosoofiad, mis meid ennast tegelikult õnnetuks teevad? Mõelda, et väljaspool maailm mõjutab teid. Et no ei saa restorani minna. Et see on ülihalba asi kogemus. Kui te lasete endalt seda mõjutada, et te ei saa või õues vihm sajab, mulle alati meeldib, et mul on halb tuju, sest õues on ilm halb. Et jaa, sa ise otsustad seda, et sul oleks halb tuju, sest ilm on halb. Et ma tegin, mul oli ka korraks sama, et õues vihm sajab, lumi, ma ei lähe täna metsa trenni. Jah, ma rääkisin ennast praegu välja, et mitte trenni teha. Pakkisin oma asjad ja läksingi metsa ikka trenni tegema. Et ma ise otsustasin, et näiteks ilm mind ei mõjuta, minu halba tuju või head tuju. Ja niimoodi on ükskõik mis olukorraga. Kas ma lasen sellele olukorra ennast mõjutada või ei lase. Et tavaliselt üritan mitte lasta. Jaa, tihtipeale me laseme, tunduvad need välised asjad tunduvadki kuidagi tahan või ei, kui on õues siuke hall ilm, siis nagu see olek on siuke unine, väsinud, loid, samal ajal kui on sinine taevas, päike paistab, siis on kohe siuke davai, teeme midagi ägedat täna. Ja õue mindes istuvad arvuti taga. Et jah, et ma otsusin, mind ei mõjuta see ja ma lähen oma eluga edasi. Jah, eks seda on küll vist paljud praegult kogenud viimaste aastate jooksul, kuidas justkui välised piirangud mõjutavad meie elustiili, elurütmi, võimalusi ja ühel hetkel see tundub nii ebaõiglane, et ma kas kuulan sõna ja teen nii, nagu teised ütlevad, või siis ma ei kuula sõna ja siis ma ei saa, ma ei tea, trenni teha või ma ei saa restorani minna, et siis on päris nagu suur oskus mitte lasta mõjutada ennast. On sul siin mingi nipp, kuidas sa teed seda? Ma hindan seda oma kogemuse pealt jällegi. Mul on kliendid, kes patsiendid täpsemini, et nende elu on nii raske. Et ta toodi minu juurde, ta oli 32, aga ta on laps. Et ta põhimõtteliselt sai ise süüa ka. Ja siis ma võrdlen ennast, mis me, et ma ei saa midagi siin trenni minna saali, ma võin kodus ka kätekõverdusi teha, kui on vaja. Et jaa, et see, mis ma olen näinud ja mida teeb mind selleks, et need väiksed piirangud ei ole nii õudsad, et jaa, et minu silmis on nagu väike nali. Et siin peaks mingi väga suur draamat tegema. Käed-jalad on olemas, keha töötab, kõik on hea. Naudi elu. Mis sind täna närvi ajab või endast välja võiks ajada? Seda on väga raske teha. Ma ei tea. Pean mõtlema kohe. Et mind tõsiselt vihaseks ajada millal sa viimati vihastusid? Nagu päriselt. Või jah, nagu läksid närvi või kuidagi, ma ei tea, ütlesid halvasti või kuidagi nagu ärritusid? Ma võin olla emotsionaalne. Et natukene, et ma nüüd õpin neid emotsioone uuesti tundma. Aga võib-olla ma olin natukene emotsionaalne, mul oli tuttavaga kõne
eelmine nädal, et jah, siis ma olin natukene emotsionaalne, see võib-olla on kõige värskem ja mis oli võib-olla jah, no võtame, see aasta just algas, aga võib-olla 8 kuu jooksul või isegi 10 kuu jooksul esimest korda. Sa ütlesid, et sa õpid nüüd uuesti emotsioone tundma. Mis see tähendab? No kasutades treenis mõõgaga, esimene asi, mingeid emotsioone. Et kui sa näitad oma emotsiooni võitluse aeg, vastane loeb neid ja siis ta teab, mis sa teed. Et ja ma õppisin seda sellisele tasemele ja ma võisin näiteks laua taga istuda ja naerda, aga et see mõjutaks mind seest, seda ei olnud. Ja nüüd ja siin 1,5 aastat ma õpin uuesti tundma ja naerma ja nautima elu. Näiteks ma ei tundnud sööki, maitset aastaid. Wow. No ma Hiinas põletasin keele ära, kui ma sõin väga vürtsikat sööki. Ja ma ei tundnud maitset ja kõik läks, et inimene annab mulle, väga hea, et ja sõin, aga väga soolne, väga piprane ma tundsin, aga söök ei pakkunud mulle naudingut. Ja eelmine aasta naine ütles ka, et proovi oma energiaga ja punktidega ravida oma keelt. Ja nüüd ma tunnen, hakkan tundma uuesti maitset. Ja see on kogemus ja see nagu mingist väga head maitsvat koogitükki sain siin olümpias, võtsime, et vau, et see oli vau, nii maitsev. Enne ma suhkur midagi on, kuidagi jah. Aga nüüd on vau. Selline elementaarne ja ma näitan ka seda, et vau, nii, jah, okei. Ma ikka näitan, et on hea, ei ole hea. Mis sa märkad, kuidas elu on muutunud nüüd, kui sa teadlikult neid emotsioone endasse uuesti lased? Versus siis selle ajaga, kui kõik oli siuke emotsioonitu? Huvitavam ja kergem. Et ma räägin rohkem inimestega ja klientidega ja kuulan ja aitan neid isegi paremini. Ja samas see ka lubab nüüd mul enda sees vigu leida üles, mida ma surusin maha, ütleme, oma mitte emotsioonidega tunnetes, et jah, et ma õpin väga palju. See vist jah lisab nagu värve rohkem elule, on ju? Näiteks minu riided. Ma kandsin musta värvi põhimõtteliselt aastast 2011, kui ma hakkasin massaaži tegema, ma suurem osa ajast kandsin musta värve. Ja nüüd kogedes, et teised värvid oma ellu tuua. Ja, sul on roosakas triiksärk ja täitsa lillakas, lilla mantel ja väga lahe, väga julged värvid. Jah, selle asja nimi muidu Akaton. Akaton, see värv või? Ei, või see asi, see mantel? See mantel, jah. Okay, see on 15. sajandi Euroopa, mis rüütlid panid rüü alla, pehmendus. Tellisin endale modernsesti. Kus sa said sellise asja? Kes oskab teha neid Ukrainast tellisin. Need, kes teevad keskaja rüüvarustusi, siis ma nende käest tellisin. Miks? Kas ei oleks olnud lihtsam minna, ma ei tea, Viru keskusesse ja osta endale mingi mantel? Proovisime ja tulime sellisele kokkuvõttele, et maailmas on pandeemia. Pandeemia on see, et ülekaalulisus. Et ma olen suht treenitud inimene olen. Ja kõik joped, mis mul olid esiteks jälle must või sinine värv. Või siis numbrid olid nii suured, et ma võiksin 2 ennast sinna panna. Ja siis oligi see, et ma kirjutasin sinna, et ma teadsin, ma olen kandnud neid enne, et nad on väga soojad. Ja siis, kas saate mulle modernsemad, et taskud ja lukk ja lukk. Et see on nagu ainus asi, mis seal on moderne, on see lukk. Et jaa, saab ikka ja tegid mulle ära. Nii äge. Ja ma pingutasin soojendusega üle, see on nii palav. Kuidas sa tajud värvide mõju enda elus? Väga. Ja? Ja, kuidas?
no ma praegu tellin endale, mul on siin Tallinnas, kus ma teen tööd, mul on juba tööriietus juba beeži värvi ja ma tunnen ennast palju kergemini ja paremini. Ja nüüd ma tellisin veel, et ma teen Tartus ka massaaže, et ootan, millal see kergus juba lihtsalt kanda heledaid värvi on palju kergem. Sest jaa, must ka alati must surub natukene ja aga jah, lihtsalt vaadates, et noh, nii hele värv, et kohe naeratus tuleb. Mul on sall vikerkaare värvi, kõik vist värvid on vist seal olemas. Et jah, et kergem ja parem ja heledam. Ma ise märkan olen märganud seda seost, et kui mul on paha tuju või raske olla või nagu mingi murekoorem on seljas või nagu muremõtted on peas, et siis ma automaatselt tahan panna justkui tumedaid riideid, sest et see automaatne reaktsioon on panna tumedad riided, sest see tumedad riided justkui nagu vastavad mu siis sellele, ma ei tea, sagedusele tol hetkel. Ja mul on nii mitmel korral teadlikult mingi, et ei, mul on praegu raske olla, ma teadlikult loon enda ümber kergust ja ma panen ennast, ma ei tea, üleni valgesse või üleni roosasse või kollase kampsuni selga või nagu teadlikult just vastas värv sellele tundele, mis mu sees tegelikult on riided valides, on ju. Et ta ikkagi nagu aitab ja toetab ja hoiab, on ju. Jah, absoluutselt. Ja siin on mulle, kui te rääkisite praegu seda oma lugu, tuli meelde minu õpetus, mis mulle meister ükskord ütles, et kui sa lased murel ennast mõjutada ja näiteks tuleb olukord, et sa pead võitlema ja sina oled oma murega, sa kaotad. Et mured ei tohi mõjutada sind igapäevaselt, sinu tegemisi. Ja see on tõsi, et kui mäletan, mul vanaema suri ära ja paar päeva hiljem ma pidin massaaži tegema. Kui ma oleks massaaži ajal oma murega, no see on halb energia ja see on nii ei tohi teha. Ja mul tuli see õppus meelde ja nii, see on seal, mina olen praegu siin. Ja see on ka igapäevas ma siiamaani jäänud, et ma ei lase murel ennast, kui ma pean kodus ja olen tegelenud selle murega, siis on nii, aga muidu ma ei lase seda mõjutada endal ka. Ma jah, jällegi, ei lase mõjutada, liigun edasi. Panen heledad värvid, teen trenni. Kui ma saan seda muret lahendada, siis ma lahendan. Kui ei saa, siis ei ole mõtet muretseda. Jah, et mida muuta ei saa, seda ei ole ju mõtet justkui endaga kaasas kanda, on ju. Vahel on nii raske aktsepteerida, et ma ei saa muuta seda. Jah, aga see on osa meie elust. Et jah, mina olen suuteline näiteks kaitsta ennast, teid või ükskõik keda ma kohtun tänava peal, aga ma ei saa muuta näiteks riigi poliitikat. Siis ei ole mõtet siin muretseda selle pärast. Aga mis sina arvad sellest, et me siin rääkisime nendest värvide mõjust, on ju? Mina ise tegelikult usun ka sellesse, et tegelikult kõik asjad on neutraalsed ja et me ise inimestena paneme mingid hinnangud, sildid asjadele juurde. Et mis sina sellest teooriast arvad? See on täitsa õige. See on esimene asi õpetusest. Et energia iseenesest on neutraalne. Et me ise paneme sildi või tüübi talle. Et näiteks, mis meil on hea, võib-olla kuskil teises riigis on halb. Et kultuur otsustas niimoodi ja nii see on. Aga iseenesest on kõik neutraalne. Et naine ei tohi tööl käia, islamiriikides mõnedes. Ta peab olema, meil võib, siis kuidas teete nii? Aga see on nende jaoks halb, meie jaoks on see hea ja see on normaalne. Et inimesed ise otsustavad, kas see on halb või see on hea. Ja täitsa inimeste valik. Ja, või siis, et kui meil on, et kui must kass jookseb üle tee, siis see toob halba õnne, on ju, aga kuskil Itaalias vist on valge. On valge kass, on ju, jah. Ehk siis nagu täpselt see, mida me usume, niimoodi on ju. Just nii. Ehk et tegelikult, kui seda laiendada, siis samamoodi, et ega see must värv milleski süüdi otseselt ei ole, on ju. Et siis on ju see must värv ka tegelikult neutraalne. Lihtsalt kuidas me ise suhestume, aga samas seal on ikkagi
et see tunne on tihtipeale raskem või nagu suruvam. Mul endal on ka siin niisugune tumerohelise ja sellega riided, aga ka pigem tumedad riided, et mul oli praegu mingi rohelise maania hetkel. Aga et tumedates riietes on teine tunne kui heledates ja siis sealt tahab automaatselt tulla see, et tumedad justkui on kehvemad või halvemad või mitte nii õiged riided kui heledad. Kuigi tegelikult on need tumedad riided ju ka neutraalsed, täpselt sama neutraalsed kui heledad on ju. No jällegi, ma toon teile 2 näitet. Võtame, kui Euroopas keegi sureb, kõik kannavad musta värvi. Jaapanis on valge värv must, surnuvärv. et kuidas otsustate ise? Nii see ongi. Mina lihtsalt ei kanna praegu musta, sest ma kandsin seda suurem osa oma elust. Ja ma lihtsalt nüüd proovin teisi variante. Aga jah, see on jällegi kõik absoluutselt inimeste valik. Kuidas te seda näete? Jah, et mis silte me ise või mis hinnanguid me ise anname või et ongi, et mis tunde siis erinevad, kas siis ongi värvitoonid, asjad, inimesed, kogemused meile tekitavad, siis vastavalt sellele me neid silte ka sinna paneme. Või siis on sildid enne ja vastavalt siltidele tekib meil ka see tunne või kogemus. No ma ütlen võimalik, aga samas ma ütlen see nagu mõju aastate ja kultuuri mõju meie peale, mis otsustab seda, kas see on nii või ei ole. Et jällegi mustkast ja valge kass, et see on kõik otsus ja mõju, sest olles Tao on yin-yang, jah, positiivne ja negatiivne energia, aga Tao on see keskmine osa, et võib öelda, et see on see sihtkoht, kus olla on kõige parem. Et aga energia ise endal ma ei usu, et tal on hea pool või halb pool, et ta on neutraalne. Et ta lihtsalt on ju. Jah. Millest sina unistad? Kuhu sa liikuda tahad? Mida sa loomas oled? Mul just esitati ka palju kuu aega tagasi see küsimus ja mul on väga selline egoistlik soov. Ma tahan ravida kõiki haigusi maailmas. See on minu unistus. Siiamaani ei ole välja tulnud, aga jah, see on minu unistus. Kõiki haigusi siin maailmas? Et sa oskaksid ravida kõiki haigus või et sa suudaksid ravida kõiki haigusid, on ju? Mis see kõige väljakutsuvam haigus oleks? No minu jaoks praegu siiamaani mäletan on luupus. Ma ei hakka väga seletama sellest haigusest, aga see juhtus minu praktikal. Ma just pidin kooli lõpetama, meil oli praktika ja minu juurde toodi 16-aastase tüdruku, kellel oli õlg paigast ära. Ma panin õla paika ja siis pärast tema karateõpetaja ütles mulle, et tal on luupus, et see väga selline halb haigus. Ja mul jäi meelde see, et ma sain õla paika, aga ma ei saanud inimest terveks. Et see luupus põhjustaski põhimõtteliselt, miks tal see õlg tuli välja ja kõik, mis tal temaga juhtus. Aga jah. Ja siis väga-väga palju asju, mis ma olen oma praktika jooksul näinud, et ma teen, inimene saab leevendust, aga ma tean, et ta sureb. See võib nii raske koht olla, on ju? Jah, et ma tegin lihtsalt, et tal ei oleks nii valus, aga ma teadsin, et ma ei saa teda terveks. Ma ikka üritasin. Ma mäletan seda, et ma üritasin neid närvid ja kõik seal tööle panna, aga ei saanud. Aga samas see ei ole ka sinu vastutus, on ju? Inimene ikkagi ju ise vastutab enda. Sina võid tahta neid närve seal tööle ju panna. Mina võin tahta, aga ma ütlesin, mul on väga selline minu soov, et unistus, see on minu ja praegu on see mu eesmärk. Mu naisel on Chihuahua ja temal jalad üle-eelmine aasta novembris jalad enam ei töötanud, käpad. Ja siis ma sain tööle. Massaažiga, dieediga saime tööle. Siis ma vaatasin ta üle, sain ja siis süda sain ka korda sellel aasta, eelmisel aastal vist. Et ma õppisin Chihuahua anatoomiat, internetis tegime lahti ja siis ma vaatasin närvisüsteemi, kus tal mis läheb ja kus organid on ja sain ta korda. Võib-olla sellega sa oma naise
südame võitsidki, et ravisid ta Chihuahua jalad terveks. Me hakkasime ennem elama koos. Et jah. Aga noh, midagi ei olnud kaotada enam. Põhimõtteliselt tahaksid juba magama panna. Juba teist aastat jookseb siin. Mis on nüüd paari suhtes pärast pika pausi on ju ja kõik see, need õpetused ja see hoopis teistsugune elustiil, mida sa viljelesid, mis nüüd, olles 2 aastat, 1,5 aastat naisega koos ja mis kõige üllatuslikum on või millega on kõige raskem harjuda? Tööle minna. Tahaks kodus olla, jah? Tahaks olla. Temaga rohkem aega veeta, aga jah, isegi täna oli nii raske tööle minna. Vabu päevi võtta. Tuleb, no jah. Elu nautida ikka jälle, on ju. Aga no, minu jaoks on see nii uus, et ma ütleks, et ma olen esimest korda elus, olles 33, olen esimest korda suves, võib öelda. Et nooruses ma pühendusin võitluskunstile, õppusele ja siis oli munk, et see oli baadis, et ma ütlesin, mul otseselt suhet ei olnud kunagi olnud. Ja see on nii uus minu jaoks, et ei jää nagu tema ütleb, ma olen nii naiivne veel, et ei ole elu näinud ja ei ole elu kogenud. Aga jah, tahaks temaga rohkem aega veeta koos. Kas nüüd on mingisugust kahetsust ka, et oleks teadnud, et see naistega koos elamine nii mõnus on, et oleks varem selle munga elu sinna, kus nii-öelda jätnud ja kus see ja teine ja läinud varem võib-olla avastama muud maailma? Ei ole üldse. Esiteks jällegi osa minu õppusest, ma ei kahetse mitte midagi mitte kunagi. Ma jätan meelde ja ma õpin sellest. Aga kahetseda ei ole mõtet, sest see juba juhtus ja ainus asi, me saame selle otsusega elada. Ja ma arvan, et see aitas mul just, et ma pühendusin nii massaažile ja võitlusele, oma kehatreeningule, et see aitab mind just praegu, et ma sain selle tulemuse kätte ja ma tundsin, et olles nii nagu ma olen, ma juba siis, kui ma sain temaga tuttavaks, oli 1,5 aastat tagasi suvepäevadel, Krautmani suvepäevadel ka ma tundsin juba, et mu elu sellises kohas, et ma ei arene enam. Osa olles munk oli eneseareng kõige tähtsam minu jaoks, aga ma tundsin, ma sattusin sellise punkti, et ma väga vähe arenen edasi. Ja nüüd see hakates naisega koos elama tõi uue võimaluse mul õppida ja ma õppisin väga palju nii trenni mõttes, massaaži mõttes ja inimeste aitamises, et ma hakkasin nüüd jõusaalis nendega koos käima ja näitama neile harjutusi, mida nad peavad tegema, et nende füüsiline probleem lahendaks. Et enne ma ei teinud, näitasin midagi kabinetis ja ütlesin, nüüd ma teen personaaltrenne vahel, et kasutades minu treeneri ja võitluskunsti oskusi, mis ma aastatega sain, ma saan ka nüüd harjutustega inimesi aidata. Jah, eks see paarisuhe kindlasti lükkab hoopis uude arengusse ja hoopis uut moodi ja hoopis teise nurga alt arendab meid inimestena edasi, on ju. Lõpetuseks ma küsin sinult, mis on sinu õnnevalem? Mis sind õnnelikuks teeb? Ma juba korraks küsisin seda küsimust, aga kas on nagu, et üks on see, et mis on nagu õnnehetked, et ongi, et see nii-öelda teiste aitamine ja see, et ongi, kus sa saad teisi aidata. Aga et kas sul on mingisugune, on sul mingi valem veel, mis on nagu, et kas see on ainult seoses teiste aitamisega või sul on endal veel midagi sinu enda sees, mingi valem, mida sa saad, ma ei tea, käima lükata, kui sa tahad õnnelik olla? Või seda õnnetunnet enda sees kogeda? Ma võin kas või lihtsalt mõõka kujutada, et ma hoian mõõga käes ja mul on kohe selline hea tasakaalu tunne. Et jah, trenn. Kui trenn, massaaž, ma suhteliselt teen kõik oma elust, mis toob mulle õnne. Võib-olla nõudepesumine ei meeldi. Aga jah, suurem ase, mis ma teen elus, ma ikka võtan õnne sealt. Ma otsin põhjust, ei otsi, et see toob kõik meie elus on, me ise otsustame, kas see toob meile ebaõnne või ei too. Kas see on meeldiv või on ebameeldiv.
ehk et ongi, et kõik on neutraalne ja me saame ise jällegi vaadata, kuidas me näeme seda asja või kuidas me võtame seda asja, on ju. jah, et pisiasjad, nautige pisiasju. Õues kõnnite, tuul puhub, tunnetage seda oma naha peal. Olge siin ja praegu selles hetkes. See on nii nauditav. Võib-olla pisiasjad toovad mulle õnne. Ja tegelikult ju öeldaksegi, et õnn koosnebki pisiasjadest, väikestest hetkedest, asjadest, mida me ei saa osta või mida me ei saa konkreetselt mõõta. Need ongi sellised väiksed hetked, mis jäävad meelde ja mis kuidagi tekitavad seda elukestvat emotsiooni. Ma estan teile küsimuse. Nii. Kui õnn oleks füüsiline vorm, mis see võiks olla? Naeratus. Sa mõtled mingi füüsiline nagu füüsiline? Füüsiline. See mul tuleb kohe mingisugune see, nagu need kunagi need jahupallid, need õhupalli sisse, kui mina olin laps, siis oli õhupalli sisse pandi mingit tärklist või midagi ja siis seoti kinni ja siis seal olid kas mingid näod peal või midagi. Ehk siis see oli siuke, et mul oli seda alati nii mõnus käes hoida ja see oli nii huvitav, ma sain sellest alati midagi voolida. Et see ise juba oli nagu siuke mõnus asi ja mina ise sain voolida sellest igasuguseid asju. Ehk et mulle tuli see, et kui õnnel peaks olema mingi füüsiline vorm, siis tal vist oleks mingi, oleks minu jaoks vist see. Minu meister ütles mulle nii, et see on klaas. Nii. Et vaatate aknast välja läbi klaasi, te ei pane seda klaasi tähele. Te vaatate läbi lihtsalt, mis selle teisel pool on. Kui te vaatate ja muudate oma silmapilku, te näete klaasi. Igapäevaselt teil võib olla, inimesed on väga õnnelikud võiksid olla, kui nad lihtsalt vaataks, natuke muudaks oma vaatepilku. Jaa, see on ju hea harjutus tegelikult, kui teha, aga et ongi näiteks, kui vihma sajab, et kas vaatad nagu läbi akna seda vihma või siis tood pilgu lähemale ja vaatad akna klaasi peal olevaid tilkasid, on ju, või veepiiskasid. Ja inimesed tavaliselt ei märka, et nende elus on õnn ja rõõm. Ja siis nad elavadki selles negatiivses seisundis või näevad seda negatiivi. Ja see oli ka üks õppus, mis mulle üks meister ka andis üks kord ja ma väga üritan seda alati oma silmapilku vahetada ja muuta, et märgata hetkes midagi positiivset. Jaa, ütleme nii, et minu see õhupall täidetud tärklisega. Ei, iga päris hea näide. Ja igal inimesel on oma lihtsalt. See oli see, mis mulle meister ütles, et muuda oma silmapilku. Ja. Ei no sellel on nagu ilus filosoofia taga minu see tärklisega täidetud õhupall. See oli lihtsalt tore asi, mida mudida, kuniks see katki läheb ja see kõik kohad seda tärklist täis. Aitäh, Ivar, saatesse mulle tulemast. Tore oli sinuga rääkida, sul on ikkagi minu jaoks olnud väga huvitav elu ja kõik need erinevad tahud ja kihid ja nüansid sinu puhul on põnevad ja mul oli väga huvitav kuulata, kuidas sa jagasid minu ja kuulajatega oma elufilosoofiaid, oma õpetusi, oma tarkusi ja oma tähelepanekuid elust. Aitäh tulemast! Tänan, et kutsusite, väga meeldiv oli. Aitäh ka kõikidele kuulajatele, kõikidele vaatajatele. Ma loodan, et edaspidi ei jää nii pikka pausi sisse, kui siin vahepeal aasta lõpus on olnud. Aga mine tea, elu on elu ja kui peab tulema, siis peab tulema paus ja kui on vaja teha pausi, siis tuleb teha paus, nii et vaatame, kuidas see meil edasi läheb. Igal juhul väga nauditav oli täna sinuga vestelda, nii sinuga Ivar siin kui ka sinuga seal ekraani või mikrofoni taga tunnetada sind seal teisel pool ja kohtumiseni ja kuulmiseni järgmisel korral.